No tere, teie poiss Metsakutsu tagasi järjekordse videoga ja uskumatu, aga oleme jõudnud kulminatsioonini. Istun praegu siin oma autos, nagu te näete, siis istmeid siin sees ei ole, aga istmed on valmis sisse panemiseks. Nii et seekord siis panemegi istmed sisse, vaatame siis lõpliku auto üle. Uskumatu, natuke nagu veider, aga ma nagu mõnes mõttes see on ikkagi nagu lõpp, ma üldse ei taha, et see asi kõik nagu läbi saab. Samal ajal ma nagu olen väga valmis, sest see ei ole ju nagu lõpp, põhimõtteliselt on see tegelikult ju nagu alles algus, kus auto saab valmis ja ma saan reaalselt hakata seda autot siis kasutama, ringi sõitma, road tripima, et elu ju selles mõttes Instagramis ja TikTokis selle autoga hakkab alles peale, aga see projekt jah, nagu nüüd siis saab siis sellise ametliku joone alla. Ma tegelikult siiamaani vahel vaatan neid 5 aastat tagasi tehtud autoprojekti YouTube'i episoode, kui mul see 996 veel oli, et ma ei tea, mingisugune soe tunne ikka tekib sul autoga, kui sa nii pikalt oled nagu kuidagi selle autoga koos kasvanud ja seda ehitanud, sellega nagu kõiki neid muresid koos läbi elanud, et see ikkagi tekitab mingisuguse sideme sul selle metallihunnikuga, mida sul võib-olla muidu ei tekiks. Et ma tunnen ka, et ma olen selle projekti käigus selle autoga nii palju lähedasemaks saanud. Paneme interiori sisse, istmed tulid mega head välja. Kahtlesin selles, ma olin natukene mures, et äkki oleks ikka pidanud seda tegema, äkki oleks pidanud kas siis kollasega minema, äkki oleks pidanud Alcantaraga minema, natukene minimaliks, aga ühesõnaga mul on ülihea meel, et ma läksin selle must-valge Pepita teed. Selle auto põhimõtteliselt siuke inspiratsioon või selline, see auto on nagu homaaž modernsele Porsche 911-le. Kõik muudatused ja kõik asjad, mis ma siin nagu tegin kuni klepekateni välja, see on selline minu visioon, minu kummardus siis modernsele 911-le. Loomulikult, nagu me teame, siis istmete keskosade Pepitasse wrappimine on ka ju väga palju just uutel 911-del teemaks, natuke nagu sellest inspiratsiooni saanud. Aga esimese asjana, enne kui me saame üldse hakata autot interiori sisse panema, mul on siuke veider asi, et ma tahan, et auto oleks seest puhtaks tehtud, nii et ma teen tolmuimega kõigepealt auto puhtaks. Ma saan rahulikult magada teadmisega, et istme all õunasüdant enam ei ole ja siis paneme istmed sisse. Ja loomulikult, mida ma kordagi veel ei jõudnud mainida, et selles episoodis teeme ka siis täieliku kuluaruande, sest seda on nii palju küsitud, kõik tahavad teada, kui palju asjad maksma on läinud. Proovin siis olla aus nende kulutuste kommunikeerimisel. Ei ole ju see mingisugune saladus, et väga palju siinsetest kulutustest on meil koostöös Porsche Eestiga. Porsche Eesti pani täielikult oma õla selle projektile alla. Mul ei ole lihtsalt piisavalt tänusõnu, kiidusõnu Porsche Eesti ja kogu selle pundi vastu, et nad järjekordselt on niimoodi siis aidanud mind selle projektiga. Aga nüüd, tavai, istmed sisse, koristame kõigepealt ära kõik, istmed sisse ja vaatame edasi. Kaamera pealt seda ilmselgelt näha ei ole, aga tegelikult siin koha peal on aru saada, et kõik musta värvi asjad näevad musta värvi välja, mitte tume välja. Mul on ka suur osa ikkagi siin, ma hoian seda vööd, et sa saaksid teha seda. Paluks töörahas kindlasti kirja panna see, et 2 sekundit hoidis vööd kinni. Esimene iste on sees, kasutuskõlblik ja teine.
tagaistmed valmis, nii kui naksti. Sees vahepeal tellisin endale ka uued rehvid, valituks osutusid Continentalid, taha vähe miitisem 305 lai, lisaks ette 5 mm Porsche OEM Spacerid ja nüüd lähen ka autole järgi. Nii sain siis Porsche Eestist sõnumi, et rehvid on alla pandud, Spacerid on küljes, põhimõtteliselt võib autole järele tulla. Ja nüüd olen ma siin Porsche Eesti esinduses parklas ja lähen oma autole järele. Pikk talv selja taga. Aga veider tunnen natukene ka, ma teadsin ka, et ma ei oska neid emotsioone nagu siin väga hästi nagu kirjeldada, aga mul on kuidagi väga veider tunne sees, nagu saaks uue auto, aga samal ajal nagu kuidagi, ma ei tea. Ma ei oska neid emotsioone praegu kuidagi väga hästi ritta seada. Viitsin nagu mingit seda fake YouTuberi mingi oh my god ka teha, et ühesõnaga tulin oma autole siia järele ja võtame auto ära. Vaadaks seda asja, ne? Mida? GT3 RS helesinine. Juba tulebki sealt. Opa, liine. Ossa läks, ne? Opa, Diana. Täiesti ebareaalne. Ongi valmis, noh. Ongi valmis. Kurat, see on ikka mingi omaette asi. Seda tunnet, mida ma praegu tunnen, ma räägin, ma ei oska seda kirjeldada. Mega, noh. Lisaks istmetele leidsin, et üks Porsche interjööridele fokusseerinud punt on välja töötanud huvitava toote Tourpads, mida nad pakuvad siis nii 997 kui ka 991 mudelitele. Käsitsi teevad neid ja kuna seda saab tellida ka Porsche OEM Pepita riidega, siis mõtlesin, et davai, proovin ära. Install mega lihtne, nii et panin need ka külge ja minu meelest annab interjöörile lihtsa liigutusega väga palju juurde. Enne kui autoga saame jätkata kiire side quest, tulin Geeniuse podcasti natuke auto juttu rääkima ja oleks saanud seda vist paremini planeerida, et võib-olla on hästi näha, et siin on üks tuttav Porsche on siin kõrval ja täpselt tühi parkimiskoht selle auto kõrval. Nii et meie autod kohtusid, Paula. Kui keegi veel ei teadnud, siis see auto on müügis. See parempoolne siis, mitte see. Joo, ruskad ka. Vaat nii, Nii. Mõned siin võib-olla teavad, et ma olen tänaseks 15+ aastat graafilise disainerina töötanud ja minu jaoks on need autoprojektid alati natuke ka disainiprojektid. Mulle meeldib igasuguseid asju autoga seoses disainida, kleepsud, mütsid, pusad, särgid, mis iganes. Ja muidugi kõige ägedam osa auto peale mingid kleepse või liverit kujundada. Ostsin Porsche 997 joonised, maksis 20 €, töötasin peas erinevaid kontseptsioone välja, otsisin inspi, vaatasin, mida teised on teinud, mis nende puhul minu jaoks töötab, mis mitte. Muidugi on alati ideid palju, mida tahaks teha ja katsetada. Mõtlesin, et ajaks äkki siis seda fake GT3 rida ja paneks mingeid OEM GT3 RS kleepse peale.
Oli veel igast erinevaid minimalistlikke ja maksimalistlikke mõtteid. Proovisin siis Porsche fontiga Hamleti kirja tiiva peale. Mõtlesin, et oleks lahe, kui paneks mingi läbipaistva kleebisega ta sinna. Siis jõudsin igasuguste triipudeni. 2016 aasta 911R oli selline 2 triibu lahendus. Aga siis jäin ikkagi lihtsama triibu ja pluss pisikeste kleepsude peale pidama. Tegin trükifailid ja tellisin ära. Kõik kleepsud 3M Gloss Sunflower ja minu meelest sai mega hea valik. Trükist tuli väike error, et tagatiiva kleebis sai ka kollane, kuigi tahtsin, et siis oleks kas läbi paiste või must. Nii et see seekord peale ei lähe. Igast. Porsche fännile on siin palju vaata. Anne, opa, vahi asja, ne? Mis asja? Oi, mis auto siin on? Mida siis see on? Mul nagu kõige nigenam siin nendest mulle tundub. Enne kui saan autole korraliku walk-aroundi filmida, logistik Minusoor kundis nii, et sõpradega ammu kokku lepitud väike sõiduhooaja alguse sõit toimus reaalselt päev pärast seda, kui ma auto valmis sain. Nii et kohe hea võimalus oma tutikas auto tutikate rehvidega väiksele üle-eestilisele kangutustiirule viia. Nii oleme tulnud siis väiksele hooaja alguse sõidule. Ürituse peakorraldaja kohal ilusti. Jõuan mina parklasse ja mis seal paistab? Ma arvan, et see on selle YouTube'i kanali kõige erilisem tegelane, keda siin on nähtud. Panen kaamera sõidu ajaks ära, sest nii on kõigil ohutum. Panen kaamera siia. Kurat, see on üks kord elus, kui sõber Siim oleks vaja, siin ei ole. Tegime siis esimese parkimispeatuse, väike rehvirõhu kontroll, väike jalasirutus. Nii, teen siis autodest ka kiire ülevaate, mis meil siin täna sõidul on. Esimene loomulikult see. Juba tuttav pill. Üks parimaid autosid maailma ajaloos, minu arvates 718 GT4. Maserati. Õige pätikas. Loomulikult tuttav RS, AMG ja juba varasemalt nähtud lennuk. Nii,
kiire tankimispeatus. Kõigil on pool paaki juba tühi. Väike lõunapaus sellises kohas. Kõrts, Võsu. Autod on kõik siia pandud ilusti rivis. Ja võtame šnitslit. Kogu see video on olnud üks täielik tohuva pohu, mitte midagi ei ole läinud nii, nagu ma planeerisin. Aga oluline sõnum on see, et auto on lõpuks sõiduhooajaks valmis. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik vajalikud toimingud selle autoga on tehtud, kõik puudused, mis 111 punkti testis välja tulid, on likvideeritud. Lisaks sellele ma olen seda autot juba natukene ka upgrade'inud, ehk siis võtsin täielikult ette kogu interjööri uuendamise. Ma algus seda niimoodi ei planeerinud, aga kuidagi tegemise käigus see niimoodi läks. Viimase asjana siis läksid alla tuttuued Continentali refid ja lisaks tellisin ma siis ette spacerid, et auto istuks tee peal natukene ägedamalt. Elukutselise graafilise disainerina pidin ma siia autole ka mingisugused väiksed kleepsud disainima, aga nüüd on siis auto sõiduhooajaks valmis. Loomulikult on mul juba igasuguseid uusi mõtteid tekkinud, mida selle autoga teha. Ütleme nii, et see konkreetne faas selle auto elujoonel on lõpetatud, finalized, danzo. Vaatame siis auto üle. Milline auto välja näeb. Siin on siis 13 000 erineva disaini variandi lõplik otsus. Otsustasin, et panen auto peale sükse kollase triibu. Minu meelest näeb megalahe välja, mõjub modernselt. Tegin sellise ülimalt minimalistliku, ehk siis konkreetselt lõpeb siin joone peal ära. 20 cm lai, 3M kleeps, täpselt õiget kollast värvi sai minu meelest. Lisaks läksid siis siia väiksed logojunnid. See on siis ka inspiratsioon uutelt 911-telt, millel pannakse siia ala GTS-i kleeps. Ühesõnaga panin sinna täpselt 911 Hamleti kleepsu ja taha siis samamoodi siia väike Genuine Parts Original teile. See on siis konkreetselt tekst seal nende Porsche varuosade karbi pealt. Nagu öeldud, sai siis ette läksid spacerid. Esiratas tuli natukene rohkem väljapoole, et näeks parem välja. Minu meelest sai üsna ideaalne. Üks asi, mida ma juba siin näen, on see, et auto on üsna kõrge. Ma üldiselt olen nende stock olukordade fänn, aga siit mulle kuidagi praegu tundub, et auto on nagu veits liiga palju ruumi. Siia saab panna ju päris palju asju. Raamaturiivili. Et võib-olla see oleks üks asi, mida ma järgmiseks tahaks mõelda natukene, et mis selle stance'iga saab. Aga no see look on täpselt see, mida ma oma peas nagu ette kujutasin, et kui sa nagu vaatad peale, siis ta on tegelikult üsna tagasihoidlik, aga paar pisikest sükest edevat elementi tas on. Ja lisaks et see, et kui sa vaatad autot, siis läbi akna paistab nagu see väike kollane kriip seal rooli peal, kollased turvavööd, videost väga hästi ei ole seda näha. Aga ühesõnaga ja siis need Pepita keskosad, et kuidagi süke veits, et if you know, vaatad niisama peale, mingi suvaline 997, hakkad natukene süvenema, saad aru, okei, esirattad istuvad natukene paremini. Ja lisaks paistab läbi akna siis see väike Pepita. Minu meelest suht idekas. Kui ma praegu ka siit vaatan, ma ei suuda uskuda, et see ongi minu auto. See on nagu mingi Insta-pildi pealt mingi pill. Et minu arust see kollane triip nagu jõhkralt eleveidib kogu seda lukki. Et mulle iseenesest see must auto nagu meeldib, et ta on siuke tagasihoidlik, kuna ma sõitsin põhimõtteliselt erkrohelise autoga ringi 2 aastat. Ühesõnaga mulle väga istub, aga see väike kollane kriip siit nagu eleveidib seda täpselt. See oli muidugi kõige keerulisem koht siin kleepida, nagu te ise võite siit aimata. Aga ilus, saime hakkama. Ja no vaadake seest. Minu arust need
ukse asjad nagu toovad ta ka nagu mingisugusesse uude kategooriasse, et need istmed, siit pole nagu mitte midagi näha, aga okei. Et need istmed on ju, loomulikult need kollased põhjad siin, uus rool, kõik jutud. Ikka mega hea sai minu meelest. Öelge, mis tahate. Nagu öeldakse, et auto peabki sinul olema ja ma ütlen, et enam täpsemini ei saaks auto mul olla. See on täpselt minu pilne. Kokkuvõttes ma ütlen ausalt, sai ägedam pill, kui ma isegi oskasin unistada. Mul olid loomulikult mingid mõtted ja mingid asjad ja ma enam-vähem kuulsin ette, kuidas kõik võiks nagu välja näha, aga lõppkokkuvõttes nagu see kompott, milline see lõpuks nüüd nagu välja näeb, see näeb ägedam välja, kui ükskõik, mis ma suutsin paberile panna või ette kujutada või unes näha. Minule isiklikult nagu räigelt see auto meeldib, kõik detailid minu meelest loksusid lõpuks paika. Ma olen kõikide oma otsustega mega rahul, see sisu sai lahe, see kollane triip on minu arvates mega cool, võib-olla paljudele see ei meeldi, aga mina isiklikult olen selle fänn. Ma olen selle autoga sõitnud ka siin on ju paar päeva ja nagu ta on nii mõnusalt tihke ja siuke nagu, ta on minu jaoks nagu täpselt ideaalne, nagu, et ta ei ole nagu see modernne auto, suur, kohmakas siuke, nagu need kõik tänapäeva uued autod on. Ta on nagu piisavalt väike, kui ma nagu istun ja sõidan temaga, siis ma nagu tunnen, et ma olen nagu maaga kontaktis, ma nagu hooman selle auto gabariite ja samal ajal on siin nagu piisavalt sellist modernsust, et ta ei ole siuke mingi veider nagu retro, ta on ülilihtsate vormidega, ajatu disainiga selline, täpselt minu jaoks autode sweet spot. Kui ma selle autoga sõidan, siis ma tunnen ennast hästi, et kui ma uute 911-dega sõidan, siis ma tunnen ennast natuke nagu veidralt, nagu ma ei peaks seal autos olema. See ikka kuidagi on ebamugav tunne, aga selle autoga ma tunnen, et me kuidagi oleme nagu eksisteerime samas universumis. Et mul ei ole nagu veider tunne siin selle autoga tänaval ringi sõita. Ja ta on ikkagi ka nagu selle sõiduauto ja siukse daily driveri ja siukse entusiasti auto erinevate asjade nagu ideaalne kombinatsioon. Et kui ma vajutan, siis ta uriseb, põriseb piisavalt ja samal ajal, kui mul on vaja ikkagi ka mingit suvalisi igapäeva sõite teha, siis ma saan neid ülimõnusalt teha ja isegi nii halvad teeolud nagu Tallinnas igal pool on, selle autoga nagu ei ole seda ebamugavust nagu liiga palju tunda. Top 1 oluline asi, mis on siin autos hetkel veel tegemata, mis teeb selle auto ametlikult sõiduhooajaks valmis, on loomulikult muidugi PCCM Plussi kleebise kaitsekleepsu eemaldamine. Rahvas, kas te olete valmis? 3, 2, 1. Oh yeah! Oh yeah! Vot nüüd on asi ametlik. Ja nüüd siis kaua oodatud kokkuvõtete aeg. Paljud on kulusid ja numbreid küsinud. Mainin igaks juhuks veel kord, et ma ei teinud neid kulutusi üksi oma taskust, vaid koostöös Porsche Eestiga põhimõtteliselt aasta jooksul. Forever tänulik, et sattusin eksisteerima universumi ajajoonel kohas, kus selline asi üldse võimalik on. Pikema jututa ümardatud hinnad koos käibemaksuga. Suur hooldus iga 4 aasta tagant pluss kõik vedelikud ümardatult 1800 eurot. Esituled ja nende vahetus ümardatult 5000 eurot. Vedrustus ja sillatööd 2800 eurot. Kõik, mis piduritega seotud, 1800 eurot. Olgu öeldud, et ühe ketta hind on 308 plus KM ja ühe klotsi hind on 213 plus KM. PCCM Plus kõik kokku ümardatult 3000 eurot. Püsikiiruse hoidja ümarguselt 420 eurot. Porsche OEM 5mm spacerid ette 2 tükki 230 eurot. Parkimiskaamera kõik kulud kokku 300 eurot. Originaalveljed 800 eurot. Refid 1000 eurot. Rool 700 eurot. Istmete update kõik kokku 1500 eurot. Kollased näidikute põhjad 900 eurot. Auto kleebised ja kleepimine kõik kokku 500 eurot. Täielik lõplik kuluaruanne kõik kokku 22 211 eurot ja 9 senti. Vot nii, here you go. Numbreid kokku lüües tundus asi hullem, kui ta päriselt on muidugi. Kulutused on tehtud kokku pikema perioodi jooksul ja tööd on ka mega põhjalikud. Näiteks normaalne vahehooldus, kus on õlivahetus, pidurivedelik, salongifilter ja õhufilter on kokku umbes 700 eurot. Kõige kallim asi oligi põhimõtteliselt esituled. Joo! Mun uus pill, saage tuttavaks. Selline see projekt siis seekord sai. Mäletan juba eelmisest korrast mingit sellist süütunnet kuskil sügaval sisimas, et maailmas toimub nii palju tähtsamaid asju, samal ajal kui ma mingit juppi ootan, mille ma oma autole tellisin.
Raske vaevaga teenitud raha on ilmselt võimalik ka targemalt paigutada kui projektiautosid remontides. See kõik on tõsi ja seda kõike tulekski meeles pidada. Aga kui võtta maailmast ära see üks asi, mis sulle rõõmu pakub, ükskõik kui loll, ebamõistlik, tühine see asi ka on, siis mis meil enam üldse alles jääb? Kui te siit midagi endaga kaasa võtate, siis võib-olla selle, et mõlemad asjad saavad olemas olla korraga. Tuleb olla mõistlik, planeerida, valmistuda. Aga kui sa mõtled ühest Porsche klassikust hommikul ja õhtul ja ajal, mis nende kahe vahepeale jääb, siis pole olemas paremat aega see unistus ellu viia kui praegu, olevikus. Suur aitäh kõigile, kes kaasa elasid. Peace!